Hei imeline, kes sa oled seal teisel pool ekraani. Tulen jagan ühte ägedat õppetundi sellest, et kuidas mitte kunagi ei tasu alla anda, sest sa mitte kunagi ei tea, mis järgmisel hetkel juhtuda võib. Ja selle kõige juures ka see, et kuidas universum mängib nagu nii ideaalselt mingid asjad meile kätte või ette. Jah, siin videos tuleb siis päris mitu sellist ägedat mõtet, mida soovin sinuga jagada. Esimene mõte on ka juba see, et mitte universum ei mängi meile mingisuguseid asju ette, vaid kuna kõik on üks, on ju, mina olengi universum, universum mina, sina ja nii edasi, et siis me kõik loome endale just need kogemused läbi teiste inimeste, läbi selle ühisloome, mida me siis oleme ise valinud kogeda. Ja see õppetund siis, mis nagu nii ilusti kätte mängiti, oli see, et ära mitte kunagi anna alla. Ja see on just seotud lastega ja praegusel juhul siis ühe lapsega mul. Et kuidas saida nii magusa sellise õppetunni või tõestada sellest, et ei tasu mitte kunagi alla anda. Sest et meil on inimestena see, et kui me millegagi eksime, kuskil paneme puusse, on ju, ja vaatame, et asi ei õnnestu, siis me kipume hästi kergelt alla andma. Ja kui me läheme tagasi näiteks lapsepõllu, on ju, lapsena sul ei olnud sellist nii-öelda probleemi, et kui sa esimest korda püsti tõusid, hakkasid käima ja kukkusid, on ju, siis ei olnud see, et mõnda peale paari korda siis katsetamist ütlesid endale, see käimine pole ikka minu jaoks, et ma rooman elu lõpuni. Sul ei olnud isegi sellist mõtet mitte, sa lihtsalt, ma panen selle käimise enda jaoks tööle. Või siis mis iganes muid asju sa oled lapsena õppinud, jalgrattasõit näiteks, et sa lihtsalt, fail'id, nii-öelda eksid, ebaõnnestud, kuigi ebaõnnestumist ei ole, see on lihtsalt üks katse ja see on õppimise protsess, et juba see nimetus, kuidas me nimetame neid asju, on siis see, kus juba väike nii-öelda error sisse tuleb. Aga näiteks, kui me võtame AI, et AI-ga tehti üks selline lahe test siin mingi aeg, see oli juba päris ammu, talle anti ette saada mingi kindel tulemus, aga mitte ühtegi muud asja ette ei antud, mitte mingid parameetrid, midagi. Siis ta hakkas lihtsalt tegema eksimusi, eks ta hakkas lihtsalt katsetama. Ja tema jaoks ei olnud kordagi ka sellist mõtet, on ju, et issand, ma juba 100 korda valesti panda, see ülesanne pole ikka minu jaoks, vaid iga eksimus oli tegelikult tema jaoks andmekogumine. Ta kogus andmeid, mille pealt luua paremaid otsuseid. Eks iga eksimusega sai ta järjest lähemale sellele, mida tegelikult temast oodati. Et aga miks me inimestena seda niimoodi või võtta? Näiteks Edison on ju, see lugu on see, et ta 10 000 korda tegi valesti midagi, kuni ta sai siis selle lambipirni põlema, ehk siis leiutas lambipirni. Et iga eksimus, mis meil elus on tegelikult andmete kogumine, et me saaksime teha nii-öelda paremaid valikuid, ehk siis meie eesmärgist lähtuvalt valikuid, õigemaid valikuid, mis aitavad meil siis luua seda, mida me tegelikult tahame. Ja ma tooksin nüüd 2 sellist ägedat viisi või näidet, kuidas ei tasu mitte kunagi alla anda, sest sa mitte kunagi ei tea, millal nii-öelda õnn pöörduda võib. Et üks on see, et kuna mulle meeldib lastele aeg-ajalt teha mingid sellised, ongi nagu koolituslaadne, et me istume suure tahvli ette maha, joonistame seal ja lasen neile arvata mingeid asju, et teen sellega kõik mänguliseks. Ja ükskord oli siis see oli juba päris ammu. Aga teine, mis ma tahan jagada, et mul on täna kaks jagamist, kuidas siis täpselt see, et ära kunagi anna alla, et teine oli mul üleeile ja siis tuligi see idee, et see video teha. Aga esimene oli siis see, et ma rääkisin lastele eksimusest ja et miks eksimine ei ole üldse halb ja miks eksimine on vahest isegi nagu vajalik, sest et iga eksimusega sa saad lähemale sellele õigele vastusele. Ja kuidas seda siis lastele nagu hästi selgitades, ja ma rääkisin ka sellest AI-st neile ja kõigest sellest, et kuidas me lapsena, väiksena nagu ei olnud see, et kui me eksime, siis me loobume, vaid me läksime, tegime ära, aga mingi vanuses me hakkame seda eksimust nagu kartma. Ma täna sellesse ei läheks, et kus see tuleb kõik. Aga just see, et ma andsin neile ülesandeks, võtsin siis memory-klotsid. Memory on selline mäng, kus sa pead leidma paarilised ülesse, et on siis erinevad pildid, mingisugune 30 klotsi, ma ei mäleta, palju seal täpselt oli neid, ütleme, et 30 klotsi ja siis on 15 paari. Ja siis on, kes kogub kõige rohkem paare, kes jätab meelde, nagu kus midagi on. Ja ma võtsin sealt ühe klotsi, siis eraldasin ja selle teise paarilise näitasin neile, et näed, teil on see pilt vaja siit kõigest sellest hunnikust üles leida
Ja kuidas te üles leiate? Ma panin selle sinna tagasi, segasin kõik ära. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas nad üles leiavad selle. Sest et nad ei tea ju, milline see klots on. Ainuke viis see klots üles leida on hakata keerama ümber teisi klotse. Ja nüüd ongi iga klotsiga, mis sa ära võtsid, on ju vähem variante laua peal. See tähendab, et tõenäosus leida õige klots, saada õige tulemus järjest suureneb iga eksimusega. Et see oli nagu juba neile selline huvitav õppetund. Aga kuidas see nagu nii ägedalt kätte mängis, oli see, et see klots, mida nad otsisid, see jäi täiesti viimaseks. Nagu kõige viimaseks. Kui suur on tõenäosus, et 30 klotsist üks klots, mida meil on vist vaja üles leida, on täiesti viimane. Ehk siis lõpus neil oli omal ka nagu põnevas juba, et nagu kas tõesti jääb viimaseks see klots, et nagu ei ole ja ongi viimane. Et mis siis, kui me võtaksime ka eksimuse selliselt, et mida rohkem me eksime, see on nagu, no see peab ju ükskord välja tulema, kuskil on see õige vastus. Et mis siis, kui me ka eksimisi võtaksime niimoodi ja ei anna kunagi alla. Et see oli siis esimene näide, aga teine oli veel selline ägedam, et me mängisime ühte mängu, sellist reaktsioonimängu, kolmekesi mängisime ja eks mina, minu elukaaslane, siis tütar. Ja seal oli siis reaktsioon on see, et on kaardid, kus on erinevad pildid erinevate suurustega ja kes esimesena siis paarilise leiab nende piltide peale, vaatab siis neid pilte, see saab selle kaardi kas endale või siis me tegime nagu äraandmist. Ja meil oligi see, et me tegime nagu punktidega, et kui esimene mängija saab kõikidest oma kaartidest lahti, mul siin annab heli märku, et ma pean hingama hakkama. Ma ei tea, kas see oli kuulda siin mikrofoni ka, heligena tuli üles. Ehk siis me mängisime niimoodi, et kui esimene mängija saab kaardist lahti, siis ta saab sama palju punkte, kui teistel veel käes on. Ja siis teine koht ka samamoodi, kui siis kolmandal käes on. Ja me olime mänginud, ma arvan, mingisugune 8 mängu, 6 või 8 mängu, igatahes päris suure hunniku mänge juba. Meil oli kummalgi, minul ja elukaaslasel ühel oli 20, teisel oli 18 punkti ja tütar oli kõik mängud kaotanud. Ja tal tuli juba pisar silmi nagu, mis toimub, ta oligi nagu täiesti, et ma ei saa aru, mis värk on, et miks ma ei saa siit edasi, et ma kõik mängud kaotan. Ja siis ma rääkisin talle, et ära anna alla, sest sa ei tea kunagi, millal võib õnn pöörda, sest et võib-olla juhtub see, et meile jääb mingisugune suur hunnik kaarte kätte ja sa oled ühe hetkega meil lihtsalt järgi. Ühe mänguga võid tulla meile nagu järgi. Ja siis oligi see, et ta sai ühe mänguga niimoodi, et meil jäi mõlemal 7 punkti, et meil oli 20 ja 18 ja tal oli 7. Ja siis järgmise mänguga ta sai 13 punkti. Mul jäi kätte 6, elukaaslasel jäi kätte 7 kaarti, ta sai 13 punkti nagu korraga. Ja siis me mängisime elukaaslasega niimoodi, et meil jäi 1 sent kätte, et teine sai 1 punkti. Et siis mängu tulemus oli 20, 19 ja temal oli ka 20. Ja ta tuli nagu 2 mänguga meile supsti järgi. Nii hea näide nagu sellest, et ära mitte kunagi anna alla, sest sa ei tea, mis hetkel asjad hakkavad teistmoodi minema. Ja ta lõpuks võitiski selle mängu, küll oli napilt, aga ta võitis. Et see oli nagu nii äge näide sellest, kuidas universum või siis meie läbi universumi nagu kuidagi alateadlikult just täpselt niimoodi loome kõik, mis on meil vaja ja mis on nagu parim võimalik lahendus. Ja siis ma mõtlesingi, ma jagan seda, sest see oli nii äge näide näitamaks, et ära mitte kunagi anna alla. Et mis iganes su elus on, et tundub, et on raske ja tahaksid loobuda ja näiteks teed millegi nimel tööd ja mingi asi lihtsalt ei lähe käima. Sa kunagi ei tea, millal see nii-öelda pauk ära käib, tammi tagant kuskilt vesi välja tuleb. Et selle kohta on ka hästi lahe mõte, mida kasutatakse, on see bambus, ta esimesed aastad kasvatab juuri sügavale ja pinna peale ei tule mitte midagi. Aga siis, kui ta kasvama hakkab, siis ta paneb nagu et mis siis, kui sina ka pingutad, on tegelikult nagu juurte ajamine ja ettevalmistus kõigeks selleks, mis on tulemas. Ja nüüd, kui sa eemaldad sealt mingisugused need negatiivsed mõtted ka või mitte negatiivsed, ma ei tahaks öelda negatiivsed mõtted, vaid just nagu minevikule mõtlemise, et näed, mul ikka ei tule üldse välja, äkki see ei ole ikka minu jaoks ja nii edasi. Sest kuna meie uskumused loovad meie reaalsuse, meie sisekõne loob selle välise maailma, siis seda me tegelikult loomegi. Et selle asemel, et keskenduda kogu aeg sellele minevikule ja kõikidele nende ebaõnnestumistele, millega me loome kogu aeg seda minevikku uuesti, mis siis, kui me igal hetkel võtame täiesti puhta lehe, samamoodi nagu kui sa viskad kulli või kirjamündiga või veeretad täringut, kui see tuleb
kulli kirja visates näiteks 10 korda kull järjest, siis see ei tähenda, et järgmine kord kiri tuleb ju. Või on suurem tõenäosus kuidagi. Mõistusega ma tahaks öelda, et näed, peab ju kiri tulema, aga tegelikult füüsikaliselt on see, et igal hetkel on 50-50 ehk siis 50-50. Iga hetk on ju uus vise ja sa kunagi ei tea, kuidas läheb. Ja meie tegemistega on täpselt samamoodi, et igal hetkel võib asi minna teistmoodi, aga meie enda kinnihoidmine sellest minevikust, et näed, niimoodi on kogu aeg läinud, on see, mis loob seda sama minevikku uuesti. Aga mis siis, kui ma laseksin sellest minevikust lahti ja olen avatud, et igal hetkel võib asi muutuda. Seni oli minu tänane jagamine. Siin on ka, jõudsin tee lõppu peaaegu sellest ma seisma jäingi ja teisel pool on tuul, siis ma ei tahtnud edasi käia. Ehk siis selline oli minu jagamine täna. Kui sa said siit väärtust, viska laiki, kommenteeri ja kui sul on ka lähedastes kuskil keegi, kes on loobumas millestki, siis võib-olla see video võib aidata, jaga seda, aita sellel sõnumil levida. Aga minu poolt kõik, aitäh vaatamast, kuulamast ja kohtume taas siis, kui meie teed kohtuvad ning piir ületades imelise ja erakordse eluni. Tšau, tšau!